Tere, väekas hing siin inimese kehas. Mina olen täna jälle siin toomas teadlikkust ühele hästi olulisele teemale, mis puudutab meid kõiki ja selleks teemaks täna on piiride kehtestamine. Miks ma sellest teemast tahan rääkida, on seetõttu, et kindlasti olete kuulnud, et meie ühiskonnas on väga palju stressi ja ületöötamist ja läbipõlemist. Ja selle põhjus ongi see, et inimesed ei oska kehtestada piire. Meid ei ole õpetatud kehtestama piire iseendaga ja siis me ei oska ka kehtestada piire ju teistega. Et seal taga kindlasti on see hea inimese fenomen, eks ole, et oi, ma tahan ikka nii hea inimene olla, et ma ikka aitan kogu aeg ja tulen vastu inimestele sest ma olen hea inimene. Et seal on kindlasti see kontseptsioon taga, sest meid on suuresti õpetatud ennast siis valideerima ja defineerima läbi selle, kuidas meid siis ühiskonnas nähakse. Aga miks siis see piiride kehtestamine on hästi oluline, ongi see, et me jooksime tagasi selles mõttes iseendasse, ja saaksime aru, et ainukene inimene, kelle kohus või õigus on meid valideerida, olemegi me ise. Ja kui me õpime siis piire kehtestama, siis see tegelikult kasvatabki meie enesekindlust ja meie eneseaustust. Ja mitte ainult enesekindlust ja eneseaustust, vaid ka austust teiste inimeste vastu, austust ka teiste inimeste piiride vastu. Et senikaua, kuni me neid piire kehtestada ei oska, siis lubame me sõita üle enda piiridest, sest me pole üldse teadlikudki, kus need on. Ja me sõidame üle ka teiste piiridest, sest me ei näe mitte mingisugust olulisust neile, eks ole. Ja tervete piiride seadmise aluseks on kindlasti see, et me õpime tundma iseennast. Me paneme tähele neid kohti, kus me näiteks tunneme ennast ebamugavalt, ma ei tea, kellegiga suheldes või kui keegi meilt midagi nõuab. Et see ebamugav tunne tegelikult meie sees ütlebki meile ära, et et see on see koht, kus tegelikult on vaja kehtestada see piir. Aga kui me seda tunnet ei kuula, siis otse loomulikult me seda ei tee ja siis pärast oleme vihased selle teise inimese peale, eks ole. Kuigi tegelikult me ise ju nõustusime. Vaatamata sellele, et meie sees tegelikult oli see tunne, mis ütles meile, et kuule, et tegelikult sul ei ole seda ressurssi praegu, et seda inimest aidata. Ja siis tervete piiride kehtestamise aluseks ongi see julgus vaadata otsa iseendale, oma vajadustele, oma soovidele, oma ressurssidele. Sest kui me seda teeme, siis tegelikult see aitab meil siis liikuda oma elus, oma eesmärkide poole, säilitades samal ajal head suhted siis ka teiste inimestega. Ja ma arvan, et see põhjus, miks neid piire üldse ei julgeta kehtestada, hakkab juba tihtipeale lapsepõlvest pihta, nagu enamus asju, eks ole. Ja just võib-olla see kontseptsioon, et justkui nagu vanem kasvatab last, mis on tegelikult iseenesest juba väga tagurpidi, sest kõige paremal juhul saab vanem ja laps kasvada koos. Sest kui vanem justkui usub, et tema kasvatab ja vormib ja kujundab seda last siis oma tahte järgi, kuulamata siis lapse soove, vajadusi ja tema eesmärke siin elus, siis tegelikult mis sa teed? Sa sõidad kogu aeg üle lapse piiridest. Ja mis sa õpetad lapsele sellega? Sa õpetad talle sellega, et tema piirid ei ole olulised, sest niikuinii nendest ju sõidetakse üle ja mitte ainult ei ole tema piirid olulised, vaid piirid pole üldse olulised. Et kõikide piiridest võib täiega üle sõita kogu aeg. Ja ma arvan, et mis selle tulemusel tekib, ei meeldi mitte kellelegi. Sest tegelikult seal toimub siis inimeste ära kasutamine ja sealt algab ka igasugune kurja tegemine. Et kui me seda oma ühiskonnas näha ei taha, siis on oluline jõuda sellesse kohta, kus me julgeme kehtestada piire. Tervete piiride kehtestamise üks väga positiivne tulemus on see, et me hakkame nägema enda väärtust
ja mitte ainult enda väärtust, vaid ka kõikide teiste olendite väärtust siin ilmas. Ja kõige tipuks hakkame me ka ennast austama, sest me kuulame oma sisetunnet, me ei anna üle, me julgeme öelda ei ja samal ajal me liigume siis selles suunas, mida meie hing ütleb, et on vaja liikuda. Ja kui me austame iseennast, siis arvasid ära, austame me ka ju teisi. Ehk siis meie ühiskonnas saab jälle tulla nähtavale austus, mida tegelikult on väga vähe hetkel näha. Et pigem on selline ärakasutamine, ülesõitmine. Ja kui me tõesti tahame, et see ära lõppeks ja stress, läbipõlemine ja ülekoormus ei oleks valdav ka meie laste eludes, siis tegelikult on vaja õpetada lastele piiride kehtestamist ja seda, et on okei öelda ei. Sest kui ei oska öelda ei, siis võivad ette tulla väga koledad olukorrad siin elus. Ja hästi äge on see, elu ikka nagu õpetab, on ju. Et kui me siis otsustame, et mis piirid on ju, jolo, pole mingeid piire vaja, siis elu tegelikult tekitab sellise olukorra, kus siis me oleme reaalselt füüsiliselt piiratud. Toon üks hästi lihtsa näite. Näiteks, no ma ei tea, sul on kalduvus süüa pirukaid või koogikesi iga jumala päev. Ja sa söödki iga päev neid koogikesi ja pirukaid ja üldse tegelikult ei vaata, mis sa sealt suust sisse ajad. Ja siis hakkab kehakaal kasvama, eks ole. Ja siis kasvab ja lõpuks saad sa teise tüübi diabeedi diagnoosi näiteks. Ehk siis sa saad reaalse füüsilise piirangu oma elu peale. Sa nüüd ei saa üldse koogikesi süüa. Või kui sa tahad koogikesi süüa, siis sa pead kogu aeg süsti tegema endale. Või sa pead kogu aeg mingit tabletti võtma, eks ole. Sest muidu äkki lähed kasti ära kohe. Ehk siis elu võtab sul ressursse vähemaks. Sest sa ise ei julgenud vaadata otsa tegelikult nendele ressurssidele, mis sul üldse on. Ja oma vajadustele ja soovidele ja veel vähem liikusid sa siis oma eesmärgi suunas siin elus. Ehk siis kogu selle jutu kokkuvõtteks on see, et piiride kehtestamine on üks olulisemaid terve ühiskonna eksisteerimise aluseid, sest siis keegi ei tee midagi ülearu. Igaüks vaatab, et tema ninaesine oleks puhas, tema ukseesine oleks puhas, nagu ema Teresa ütles, et kui igaüks koristaks oma ukseesis ära, siis oleks maailm üks igavesti puhas koht. Seega vaatame ise endale otsa, julgeme kehtestada piire, austame ennast, väärtustame ennast ja siis me saame seda näha ka enda ümber ja oma järeltulevates põlvedes. Vähekat uut nädalat sulle ja ole hoitud!